Mihkel Kangur, Elurikkuse Erakond kogunes täna üle Eesti Hiitesse. Miks te seda teete? Me teeme seda sellepärast, et natukene hoogu juurde anda uuesti sellele vanale traditsioonile, mis toimis juba enne teist ilmasõda, et vabariigi aastapäeval tuleme üheskoos Eesti lippudega piduehteis ilusti riidesse panduna tähistama Eesti sünnipäeva tema kodus, sest mets on Eesti kodu. Me oleme arenenud koos metsaga ja mets on arenenud koos meiega üle aastatuhandete ja sünnipäeval tuleks ikkagi sünnipäevalapsele koju külla. Rääkides elurikkusest, siis ju kõigest paarsada aastat tagasi Eesti oli kultuuriliselt väga rikkes, aga see nii-öelda suur Eesti on ju kõik endale matnud. Enne teist ilmasõda tõesti Eesti oli kultuuriliselt rikas, kus eestlased armastasid enda kõrval ka teiste rahvust. Selle eelduseks oli, et eestlased hoidsid ja teadsid enda rahvust, teadsid enda kultuuri ja oskasid Eestit ka armastada. Armastada saab seda, kes ise ennast armastab. Kui me armastame ja hoiame enda keelt ja kultuuri, siis me saame hoida ka enda kõrval teisi keeli ja kultuuri ilma kartmata, et meie oma kuidagi kuskile alla jääks. Et seetõttu selliste Eesti aastatuhandete pikkuste traditsioonide, mõtete, hoiakute hoidmine on see, mis hoiab Eestit ja hoiab meid tervena. Teie erakonna üheks teemaks on metsa hoidmine, aga mets ongi ju eestlase jaoks olnud selline viimane pelgupaik. Kui sõita mööda maanteed, siis võib-olla see hirm, et meie viimane pelgupaik on kadumas. Kas see ajandab inimesi metsadest võitlema? Kindlasti tõmbab inimestele suuremat tähelepanu see, kui midagi hakkab justkui ära näppude vahelt libisema, midagi hakkab ära kaotsi minema, siis me märkame selle puudumist rohkem ja kindlasti kõik südametunnistusega inimesed märkavad ja seda, et metsi jääb meil järjest vähem, me raiume juba kaitsealadel, meil võetakse metsa maha pühapaikades, hiites, ehk et see tõmbab meil üha rohkem ja rohkem tähelepanu sellele, et me peame hoidma seda, mis on meile tähtis ja mets koos meie kultuuriga on meile tähtis. Haarates sinu sõnadest, siis Eesti on umbes 10 000 aasta vanune. Mida soovid järgmiseks 10 000 aastaks Eestile? Et meil ikkagi seda kliimat oleks, mis laseks meil inimestel siin elada, et meil oleks seda elurikkust looduses, mis hoiaks teisi elusolendeid, kes hoiavad meid siis ka elusana. Ehk et nii nagu me oleme siiamaani hästi hakkama saanud külg külje kõrval teiste maa asukatega, maa elanikega, et seda tarkust ja oskust oleks meil ka tulevasteks põlvedeks.